Tere, olen Rimi peakokk Jörgen kohal ja täna olen tulnud Kiltsimäe mahetalu peremehele Margusele külla. Tervist! Räägi Margus, mis sa siin kasvatad? Kasvatame erinevaid maheköögivilju, porgandeid, kaalikaid, naereid, kartuleid, ube. Väga hea, sest täna on meil ohtralt köögivilju vaja, sest täna teeme korraliku ühepaja toidu. Et näita, kus sa neid kasvatad. Ja oleme põllult tagasi jõudnud suurepäraste värskete köögiviljadega, sest täna teeme niimoodi, mina olen siis peakokk ja sa oled mul abiline, et kohe usaldan sulle siis liha praadimise. Kasutame Pajumäe mahekeed liha pruunistamisel, siis kohe maitsestame ta soolaga ära, ühesõnaga sa saad sellega vaikselt siin tegelema hakata ja mina võtan järjest siis värsked köögiviljad. Selitatud või on see kee, eks? Jah, ta kannatab tugevamat kuuma kui või. Väga hea, näed. Saab ka tarkust teada. Nii, aga ma tundub, et ma vist ajan ta potti. Jah, põhimõtteliselt jah, kui on kuum, et saame kohe paneme talle võimu juurde veidi. Ma arvan, et päris igaüks ei tea, mis on kaalika ja naeri vahe, et oskad sa öelda paari sõnaga, et Kaalikas on saadud naeri ja kapsa ristandumisel või ristimise teel. Huvitav, palju ma seda soola siia panen? No maitse järgi. Ma arvan, siin võib juurgeid panna, sest meil on köögivili ka, millel on nii-öelda väga maitset ei ole. Ma leian ise, et on hästi oluline, kui sa iga liha paned supi sisse, paja sisse, et see liha on vaja ära maitsestada, sest pärast sa võid nagu massi ära maitsestada ja liha on nagu tuim. Mida sulle endal meeldib kõige rohkem teha või kokata nii-öelda? Päris aus olla, siis suvel kõige kiirem söök on ka teinekord liha. Kui ma juba ette võtan, et ma süüa teen, siis mulle meeldib visata liha lihtsalt gaasigrilli peale, see on kiire. Mingi kerge viil ja tuled põllu pealt siia, viskad oma lihakantsaka sinna, umbes 20 minutiga sa oled söödud. Nii, kuidas sul on? Vaikselt pruunistab. Vaikselt pruunistab. Laseme talle ära pruunistada, siis saame alles hakata lisama naerid ja kaalikad. Eks siin olegi ühepaja toidus on see, et järjekord on ka tähtis. Et kõigepealt sellised köögiviljad, mis võtavad vähe kauem aega. Sisse? Läheb sisse. Mahekartul, et lihtsalt väiksed täkked välja. Nii-öelda mulda toidu sisse ei pane, aga laseme tal veidi olla, siis alles saame kartuli panna, sest alati on see, et on kas porgand on kõva, kartul on pehme ja me tahame, et kõik oleks selline mõnus. Laseme kõvadel köögiviljadel olla, ma arvan, kuskil 5 minutit, siis ei saame kartuli, siis paneme 5 minutit ja siis juba uba nuikapsas. Leidsime, sul oli väga palju lehtkapsast kasvamas. Nii. Et mul on üks hästi lihtne retsept, kuidas teha chipse nendest. Teeme ära nii kaua, kui asjad podisevad. Retsept ise on väga lihtne. Kale ehk lehtkapsas paneme törts õli, soola, segame läbi. Tehakse 2 sorti. Üks on 180 kraadi 7 minutit ja teine on siis 130 kraadi 15 minutit. See on nüüd oliivõli või rapsiõli või? See on nüüd oliivõli, aga võib kasutada, mis õli soovid. Ja kindlasti aitab soolal paremini kinnitada. Lehtkapsasse jahju ja kindlasti lisame maitsed, nagu meil on ühepaja toidule kohane vürtsi, loorberid, pipart. Ja täna paneme need marli kotikesse. Marli annab põneva maitse nüansi? Mitte just maitse nüansi, aga lihtsam on, et sa paned need maitsed sinna sisse ja võtad korraga välja, mitte et sa ei pea neid ükshaaval nokkima lusikaga. Ja hea on, lükkame ta siia vedeliku sisse, et siis vedelik saab kõik need maitsed endasse. Nii, ja kindlasti, mida ma ise ei ole nüüd proovinud, aga ma tahan kindlasti ära proovida, mis ma olen enda jaoks on leidnud, on sinepiseemned. Kui nad paisuvad, siis nad on väga hea tekstuuriga hambal. Need on juba päris head. Nii, lisakartul. Siis võtame ette nuikapsa ja kõik sisse. Ma arvan veel sega läbi, saavad kuumusega kokku. Nuikapsas, sul on ta lillatvar ja ma olen tavaliselt rohelist näinud. No ma tahan ka silma paista ju. Kasutan lillasid, et oleks teistmoodi. Aga kui sa nüüd seda grilliksid, kui jämeda viilu sa lõikaksid? Ma arvan, see on isegi natuke jäme. Võib-olla veidi pehmem, et kõik ongi alati tuleb nii-öelda katsetada, jah. Ja siis korraks lihtsalt kuumust.
Võib-olla isegi selline on väga hea. Kihvti. Nii, vaatame. Teeme väikse tiiru. Ma arvan, nuikapsa võime ka nüüd. Jõhti. Nii, siis segame veidi läbi jälle. Proovi lusikaga. No, siin oleks mingi pehme tükk. Mis pehme tükk? Või just, et seda vedelikku. Soola oleks kindlasti juurde vaja. Kas avame kaane? Vaatame. Zucchini on nii ilusti roheliseks tõmmanud. Arvan, meil on väga õige aeg lisada siia ürdid. Sega korraga alt üles, et siis me saame ta ilusti läbi segatud, et kõik ürdid jõuavad ka oma töö ära teha. Siin ime teeb imesi. Las ta olla 10 minutit ja siis saabki juba süüa. Aha. Jah, aga kale on meil ahjus veel või? Jah. Hästi, ma lähen vaatan. Krõpsud said ka valmis. Mis toredad ongi krõpsu moodi natukene, krõbisevad ja puha ja selle sööme pärast ise ära. See on väga hea, väga hästi. Ja siis on meil üli ja no ütleme maailma värskeim ühepaetoit. Nii, ja kaua meil läks selle tegemiseks? 20 mintsi või? 20 mintsi, jah. Äkki soola taht juurde veel natuke? No, soola saame alati juurde panna. Just. No, ja siis, kes soovib hapukoorega või ilma, nii et jääd isu. Ja siis kindlasti on sul ka sellised tooted, et kes kodus tahab teha, siis Rimis, talutoidabletis on kõik Kilsimäe mahetalu tooted olemas. Tänud vastu võtmast. Sinuga oli väga meeldiv koos kokata ja kohtume järgmises talus. Värske köögivili kohe otse põllult maitseb alati kõige paremini.